vanarahva tarkus ütleb, et ega harjavarrega pauku teha ei saa, aga siin Juhani puukoolis, kui vaadata, tundub, et harjavarred võivad õunu küll kasvatada. Et kuidas sellega siis on nüüd? No tõesti, esmapilgul võib jääda selline mulje, et tegemist on tõesti harjavartega, aga ei ole. Need on õunapuud, need on sellised uued moodsad sammasõunapuud, mis siis on nüüd vallutanud Eestis kõikide aiapidajate südamed. Me oleme neid mõni aasta juba müünud, aga tahaksime siiski veel tutvustada ja võib-olla ka natuke uue nüansi alt rääkida. Aga nad on siin sul praegu rivisse pandud. Ütle, kui nüüd istutamiseks läheb, et kui tihedalt nad peaks istutama? Ja kuna nad jäävad kitsaks, siis neid võib istutada meetrise vahega. Isegi 80 sentimeetrisega. Natukene, kui me nihutame ja sa võtad sealt. Kui panna niimoodi, et siis on täitsa nagu hekk. Sest et nende läbimõõta aja jooksul tulebki kuskil 1 meeter, mitte rohkem. Kui me nüüd praegu seda puukest siin vaatame, siis õisi on üsna tihedalt. Kuidas ta õunu kasvatab? Ta kasvatabki niimoodi mööda tüve, et see on 2-aastane istik ja näete, kui palju tal on juba õisi. Kui me mõtleme, et igast sellest õiekobarast võiks 3 õuna tulla, siis sisuliselt on terve see puu augustiks õuntega kaetud. Kui kõrgeks ta kasvab? Aja jooksul kasvab umbes 2 meetrit. Sinna välja, jah? 2 meetrit, nii et silmapiirilt ja ilusti käega ulatudes saab veel viimased ladvaõunad kätte. Sammas õunapuu on nüüd väga selline mugava aiapidaja taim, et ta vajab natuke lõikust, nagu te näete, siis siin on tal juba tekkinud esimesed külgoksad. Neid on natuke lühemaks lõigatud, need võib ka päris välja lõigata. Ta võib olla esimesed aastad, kui ta on alles väike istik, nii nagu kõik teiste taimedegi noored istikud vajavad kindlasti kastmist, kui on põuane kevad, aga külmakindluse suhtes on sorditi erinev. Et natuke võiks uurida, et kust see sort pärineb, kas ta pärineb Venemaalt, pärineb ta Euroopast, pärineb ta siit meie lõunanaabritelt, lätlastelt, et mida rohkem sinna Euroopa lõunapoolsematesse riikidesse, seda külmaõrnem on see sort. Aga meie enamasti müüme vene sorte, mis on külma... Siberist pärit? Jah, Siberist pärit või siis näiteks Valgevene sorte on ka, mis on vastupidavad. Ja siis me müüme ka hästi palju Läti sorte. Praegu juuni algus, ega hiljaks meile jäänud? Ei ole. Sellel aastal on kevad väga hiline olnud, et need puud on ju alles lehtima hakanud. Õiedki pole veel lahti. Varem oli juba juuni alguseks õitsemine lõppenud. Nii et istutamise aeg on praegu ideaalne. Ja minu lõpumõte nüüd kogu selle jutu kohta, mida sa rääkisid, et siin on näiteks valge klaar, siin on kuldrinett, siin on mingi safran peping, siit tuleb, ütle veel, suislepp päris kindlasti. Tõunasorte on piisavalt, et me saaksime väga ilusa valiku, väga pika aja peale, hakkame siit kuskilt juulikuust pihta, eks ole? Jah, seda küll, aga nüüd need sordid kindlasti ei sobi sammas õunapuudele. No, aga igal juhul ma usun, et kui Juhani puukooli siia sisse astute, siis küsige, mis sorte on ja see võib-olla on väga hea mõte jagada suve peale ära kuni sügiseni välja. Seda küll, jah, aga nüüd see liivikuldranett ja valge klaar ja sellised vanad Eesti maasordid, et need on nüüd paraku küll oma tavalise kasvukujuga, et neid sammasjalt ei ole võimalik osta. Et sammas õunapuudel on oma eraldi sordid, aga teenindaja käest poest saate kindlasti väga-väga head nõuannet, mis võiks olla ligi lähedane nendele sortidele. Ja teine asi veel, ärge amatööri juttu uskuge, spetsialist peab rääkima. Just.